Tere hommikust! Tere hommikust! Kas lähme vaatame, kas Päkap ikka käis või? Kus? Lähme vaatame või? Oh! Issakene! Mis asja? Päkap ikka ongi käinud prevel vist. Aitan või? Üks on veel. Aiti, mis Päkapikk tõi sulle, näita. Küpsist. Keera siia poole, näita. Oo, tundub päris maitsev, tahad lahti teha või? Mis siin kinnas on üldse? Seal on Milka mini cookies. Ei ole, küpsis on kinnad emme. Okei. Eesti keeles on jah. Mis sa veel lahti tahtsid teha? Mis on seal, kalender või? Joo. Lahti emme. No nii. Tere, kallis Preven. Loodan, et sulle maitseb täna hommikune maiustus. Mulle väga meeldib koht, mis sa sussile leidsid. See sobib nii hästi suukse lingile. Ole hea, kirjuta jõuluvannale kiri valmis ja pane see sussi sisse, siis jõuluvana saab su kingid õigeaegselt valmis. Sinu Liisu. Nii, et sul on vaja jõuluvannale kiri kirjutada, Preven. Ei saa. Kas kirjutad jõuluvannale kirja või? Tups. Jaa. Emmega koos pärast, eks ju? Joo. Okei. Oota. Kas selle advendikalendri tõi Nana juurde või? Päkapikk. Vaatame, mis see on siis. Emme. Teeme esimese akna lahti või? Joo. No vaatame, mis siin on sees. Nii, see on kalender ja siit sa pead otsima number 1 üles, aga see aitab või? Siis me saame iga päev uue akna lahti teha. Nii. Näed sa, number 1 on siin üleval. Vajuta sisse. Kus? Siin, see. Ja ma näitan sulle esimese ette. Need on nagu aknad sellised, mis on vaja lahti teha. Oo! No võta, see on sinule esimene. No näita, mis sa said esimeseks. Kommi. Kommi või? Oi, kui tore. Homme saad siis uue akna jälle avada. On ju? Paneme selle sinna tagasi ootama homseteks. Igatahes tere hommikust vlog. Tere tulemast vlogmas. Täiesti uskumatu, et aeg on läinud reaalselt nii kiiresti, et nüüd ongi käes nagu vlogmas, sest et minu teada alles oli jõuludeni 6 kuud, sest alles oli jaanipäev. Aga nüüd järsku on kuidagi detsember ja ma ei tea, kuhu see aeg lendab. Igatahes, ma olen väga õnnelik, et lõpuks jälle on käes see jõuluaeg. Mulle väga meeldivad jõulud. Ja miks ma seda vlogmassi teen, ongi kindlasti üks põhjustes see, et mulle lihtsalt meeldivad jõulud. Ja vaatame, äkki sellega süstib rohkem seda jõulutunnet ka sisse. Kui mitte endale, siis äkki teistelegi. Ja nagu näha, siis Prevenil käis ikka päkapikud. Ja ma panen teile eilses siia ühe klipi, sest et Päkapikk Liisu käis juba eile Prevenil külas ja vaatame siis, mida täpsemalt ta talle tõi. Padja peal on midagi või? Joo. Huvitav. Oi. Padja peal. Vaata, kas see on mingi kiri või? Joo. Kas emme aitab sul läbi lugeda või? Joo. Oota, loeme, vaatame. Tere, kallis Preven. Mina olen sinu Päkapikk Liisu. Jõuluvana saatis just mind sinu advendiaja päkapikuks. Kuula, mis Päkapikk räägid. Ja järgnevad 24 päeva toon sulle igal hommikul midagi sussi sisse. Tee nüüd karp lahti, mis ma sulle tõin. Noh, tee nüüd karp lahti, Päkapikk ütleb. Tee nüüd karp lahti, mis ma sulle tõin. Sinna sisse toongi sulle igal hommikul midagi toredat ja vahel jätan sulle mõne kirja ka. Ole hea, loe emme ja issi ka alati kiri läbi, sest võib-olla ma ütlen sulle midagi olulist, mis sa meeles peaksid pidama. No vaata. No,
Mis see siuke on? Mis see selline on? Mis see on, Rene? Sina ei tea või? Kas sinu nimi on siin või? Joo. Kas Päkapikk tõi sulle sinu nimelise sussi, kuhu sisse ta hakkab sulle igal hommikul midagi jätma või? Joo. Vaatame, mis ta veel ütleb. Anna. Oota, ma loen. Täna riputa sokk sinna, kuhu ma saaksin sulle igal hommikul midagi jätta. Ole ikka tubli poiss. Anna. Sinu Päkapikk Liisu. Kas sul jäi meelde, mis Päkapikk ütles või? Joo. Sa pead selle nüüd kuhugi riputama. Joo. Ei. Selle sussi lähme riputame, kuhu Päkapikk sul saab igal hommikul midagi tuua. Lähme riputame kuhugi. Tule. Kus sa selle jätta tahad? Siia. Enda tuppa või? Mitä? Kus sa riputad selle, et Päkapikk Liisu Sinna. teaks kuhu tuua? Sinna. Äkki jätad siia peale? Joo. No, riputa. Vaata, et ta su nime ka kindlasti näeks, eks ju? Oi, kui tore! Välja vaadates siis ei ütleks, et jõulud on tulemas või üldse, et advendiaeg nüüd siin hakkas, sest et vahepeal on küll lumi maha tulnud, aga see läks täpselt sama kiiresti, kui see maha sadas. Nii et praegu on tõesti selline kole sügis. Aga noh, lootust on, et kui nüüd praegu lumi maha ei tule, et siis vähemalt jõulude ajal on siis lumi maas. Nii et fingers crossed, et meil siin varsti ka lumi maas on. Siis võivad jõulud täiega hakata, aga ega see vlogmas ei saa selle võrra hilineda, et lund ei ole veel maha tulnud. Nii et vlogmas hakkab just tänasest ja vaatame, kuidas ma sellega hakkama saan. Loodan, et hästi. Tänased plaanid on täpselt sellised, et kuna Prevenil on homme lasteaias kohvik ja lapsevanemad küpsetavad sinna, siis ka meil on ülesandeks küpsetada miskit ja ma vaatasin TikTokist välja 2 või 3 sellist ideed, mis siis võiks teha, sellist jõululikku. Nii et number 1, mis ma kindlasti teen, on küpsised. Number 2 on jõulukuusekujulised siuksed koogikesed pulga otsas ja number 3 on pahukommides pulga otsas sellised need lumememmed. Nii et ma ei tea, võib-olla teen kõik need 3, võib-olla valin neist 2, aga no vaatame, ühesõnaga poodi on ka vaja selle jaoks minna. Nii et saame õhtupoole siin koos hakata selle jaoks valmistuma, aga praegu vaatame midagi hamba alla. Ja ma loodan, et te olete sama elevil selles kui mina, sest et ma tõesti mootasin seda nii kaua. Ja küll see jõulutunne ka peale tuleb. Ja, küll tuleb. Jälle või? Joo. Oota, mä pistin kokkuun teipin vaata. Kokkuun vielä menemään. Imään, tuoimaan, viiemään, Hetken ei saa. Teen hommikusyökki. Vaadatte jo. Nii meie oleme vahepeal tulnud mu ema juurde, sest et ma ei tea, 2-3 päeva tagasi Preven ja Talis juhtusid hommikul vaatama Jussikest või Janku Juss on ju. Ja siis seal rääkis linnupesadest ja asjadest ja siis sellest päevast peale nad võtsid pähe, et nemad peavad ka ühe linnumaja ehitama ja siis nad hakkavad linde toitma, mis on väga armas ja mulle väga meeldib see mõte, sest et meil neid linde on seal omajagu. Et ühesõnaga me tulime nüüd seda linnumaja siin tegema.
no nii, mõned kenad tunnid on möödas ja õues on nagu kott pime, täiesti haige, kui kiiresti läheb nagu pimedaks. Igatahes, vaadake kõigepealt seda armsat komplekti, nagu saab armsamaks veel minna nagu Pekos, mis ta maksis 12 €. Nagu vaadake, kui ninnus on nagu suur see nagu märge. Siia peaks nagu mingi suure kakao tegema. Oh my god, kui hea mõte, saad rüübata niimoodi. Ma arvan, ma jooksin terve selle ära. Igatahes, nagu ma rääkisin, siis Prevenil on siuke hea tegevuslik kohvik siis, jõulukohvik. Ja ma mõtlesin, et ma teen siis sinna küpsiseid. Kindlasti keegi teeb piparkooke, neid ma tegema ei hakka. Ma mõtlesin, ma teen siis võiküpsised. Siis ma teen vahukommidest. Alfa. Siis ma teen vahukommidest lumememmed ja šokolaadist ja siis stiksidest teen nagu sellised jõulukuused. Põhimõtteliselt siuksed kerged majustused, et väga küpsetama ei peagi peale siis nende sammuste või küpsiste. Nii et ma loodan, et see mul väga palju aega ei võta, aga ma tavaliselt kipun ennast üle hindama või aega siis alahindama ja lihtsalt aeg läheb niimoodi käest ära. Nii et võtame kätte, teeme ära. Alustan siis võiküpsistest ja sinna läheb vaja võid, jahu, vanillisuhkurt, kõik vist. Muna sinna sisse ei lähe, et meil jäävad sellised muredad. Ma olen enne küll teinud, aga ma ei tea, nagu retseptis oli kirjas, et neid saaks nagu vormida, erinevaid kujusid nendest küpsistest teha. Et loodan, et see tuleb välja. Muidu on lihtsalt tavaliselt plönnid. Ma mõtlesin, et ma ikkagi teen nagu mingisuguste vormikestega need ala kas siis jõulukuuse kujuliseks või südamekujuliseks või mis iganes. Nii et ma panin endal siin Netflixist ühe jõulufilmi käima, mis mul jäi hommikul pooleli. Meet Me Next Christmas. See on, ma ei tea, TikTokis ma olen näinud, et kõik mingi kiidavad, et see pidi mingi ülihea olema. Aga minu arust Netflixi kõik need jõulufilmid on minu arust nagu kõik ühe puuga löödud. Minu arust kõik on põhimõtteliselt täpselt sama stsenaariumiga, nii et ma ei tea. Vaatame, kuidas mul see meeldib. Aga alustame siis. Siis taigen sai külmkappi pandud. Mul vanillisuhkurt ei olnudki. Ma arvasin, et on kodus olemas ja ma veel poes mõtlesin, et huvitav, kas mul on kodus, et ma nagu mäletasin, et mul oli nagu terve pakk ja kinnine, aga võib-olla on kodus, siis ma olen võib-olla, ma ei tea, kuhugi mujal sahtlist tõstnud või ma ei tea, nagu teate. Ühesõnaga, siis ma otsustasin, et ma lisan hoopis sinna piparkoogi maitseainet, siis ma teen siukse jõululise maitse. Natukene panin seda ja siis ma panin kookospalmisuhkur ka, nii et siis on natukene siuke erilisem maitse, et ei ole tavaline võiküpsis. Aga praegu ta peab nüüd siuke pool tundi olema külmkapis ja ma hakkan nii kaua tegema siis neid... Kes need on? Lumemehed? Ei, lumepallimehed. Lumemehed, täitsa haige ei tule meelde lihtsalt. Ma hakkan nüüd nendest vahukommidest lumememmesi tegema, vaatame, kuidas välja tuleb ja selle jaoks mul on vaja šokolaadi ka natukene sulatada, aga samas mul on nii või naa vaja šokolaadi sulatada, nii et ma panen kõik ühte potsikusse ja panen veevanni. Auto on päris ägedane. Lumememm tuleb sellest. Päris vaat seda. See ei ole ilus ju.
aga pani nagu ema. See on jalgpalli nägu või? Joo. Lubage, ma presenteerin teile härra Lumememm. Ka. See šokolaadi asi mitte kuidagi ei õnnestunud ja Võin seda. ma ei tea. Talis, vaat seda. On parem või? Võin seda. No ma ei tea, et ta sinistega on, no ma ei tea, aga on nagu on ju. Kas võin Ma ei hakka poodiga selle pärast minema ja see sall talle kaela sai ka täpselt nii, nagu ta sai. Ja müts pähe. Kas tema? Kõik näeb TikTokis palju parem välja, aga Kas võin? lapsemeelne ikka on ju. Ma arvan, lapsele ikka meeldib. Vaatab, Lumememm. See on tähtis värk. Kõigepealt proovime, kas meil üldse tuleb välja see või? Teeme siit niimoodi üle veel. No nii, ma olen preppinud siin vahepeal šokolaadipulkasi, värki-särki. Hea uudis on see, et tuli ilusti siit pealt maha. No ta on siuke libedam. Ma ei tea, mul ei ole ka enam seda, mul on 3 sellist ainult. Et ma ei tea, kuidas ma teen, teiselt poolt on täitsa tavaline selline, aga it works. Nii et põhimõtteliselt nemad on ka siin täitsa asjalikud veel, nii et ma arvan, et ma teen kõik valmis. Riskin. Äge meeldib või? Ma ei tea, kui kaua aega nüüd on möödas. Ühesõnaga, Lumemets. Hommikul saad, kallis. Teised siin. Sellised tervise, ma ei tea, mida siin on. Pluss veel mõned külmuvad või tahenevad. Küpsised on tegemata, ma teen neid kas hommikul või siis ma viin neil õhtuks need sinna. Ühesõnaga, see esimene vlogmassi päev sai täpselt selline, nagu ta sai. Homme hommikul vaatame, kuidas edasi läheb. Ma püüan kuidagi selle videoga kokku saada. Õnneks mul on enamus monteeritud. Nüüd ma peangi lihtsalt selle õhtuse poole siia sisse monteerima ja siis ongi tehtud. Nii et aitäh, et vaatasid. Näeme sinuga siis juba... Issand, kui imelik on öelda, aga näeme sinuga siis juba homme või? Olgu, head ööd, näeme homme. Tšau! Tšau!